Tervist, et mul on siin jälle üks ketivahetus käsil, aga seekord ma ei hakka seda näitama, et suht tüüpmootor, et kolmene diisel, et seda ma olen korra juba näidanud, aga näitaks, et mis siin on eelnevalt tehtud või tegemata jäetud ja et tasuks valida neid firmasid, kus lasta remontida autot. Et alati kõige odavam pakkumine ei ole kõige parem. Et tegu on suhteliselt uue autoga, C7 kerega A6 ja ma näitan siin, et päris palju asju on tagasi panemata jäetud. Alustaks siit nurgast, et siia käib see õhutoru ja EGR tuleb siit ja siia alla peaks käima bronsa, mis hoiab seda toru, et see on panemata jäetud. Väga tüütu on seda kätte saada siit, aga kui on õiged vahendid ja õiged nipid, siis saab selle väga lihtsalt kätte ja tagasi. Aga seda puhku on jäetud panemata see bronsa, et on lihtsamalt vastupanu teed mindud. Järgmine koht on siin tuleb teine kütusetoru. Siin on kütusetoru klamber puudu, mis hoiab kahte kütusetoru omavahel koos. Seda ei ole väga keeruline tagasi panna, et siin diiselmootoril on vibratsioon ja värgid, et need asjad võiks ikkagi küljes olla. Umbes samasugune klamber, kahte toru jääb koos omavahel. Siit tagant oli see turbo õhutoru lahti, polt oli puudu üldse. Ja lähme vaatame edasi, mis käigukasti juures on. Paremalt poolt jookseb summutid on. Et siin veopõlli tolmukatte kaitseks on selline plekk siin. Ja siia peaks eraldi veel üks plekk tulema, mingit juhtmete kaitsmeks. Aga see eraldi plekk on puudu ja see üks polt oli puudu siit. Siis on kasti õlifiltri üks polt puudu. Siin allotsas rohkem mingid üllatusi ei paista mulle, et korra on vahetatud juba. Siin silikon paistab selle talla peal, et ketikant tagasi panna, see on võib-olla läinud natuke sinna. Et läbisõit oli vist mingi 270 000, et see on täitsa reaalne, et juba on korra vahetatud seda ketti. Et muud ei tahtudki öelda, et alati jälgige, kuhu te viite oma auto. Et ei ütlete, peate mulle tooma, aga neid kohti on veel, kes teevad hästi Eestis, et kõik asjad tagasi saaks panna. Et antud auto peab ka kahjuks nende asjadega siit minu juurest ka ära minema, et mul pole võtta neid kuskilt, neid kinnitusklamreid. Ja alati tasub pakkumist vaadata, et kui summa on odavam, et kas seal pakkumises on ikka kõik vajalikud tihendid ja asjad, et saaks ikka kõik tehtud nagu, mis peaks saama. Aga selleks korraks on kõik. Ma rohkem ei tahtnud ka midagi öelda.